Ja siin nüüd näete siis Verts 3D Premium virtuaaltuuri. Nagu näete, siis tuuris on erinevad infopunktid. Tuuris on võimalik mõõta võtta. Vajutame peale, avaneb mõõdu võtmise selline juhend. Tööriistade all on see mõõdu võtmine olemas. Võtame näiteks measure. Liigume kuskile vaatesse, vajutame pluss märki. Hiirega liigume peale. Ja võtame mõõdu, näiteks paneme praegu suvaliselt siit. Viime otsad kokku, ta näitab ka pindala teile nii-öelda. Lähme tagasi vaates. Siin on olemas tegelikult ka labelid. Labelid tähendavad siis ära märgitud infopunktid. Võtame näiteks veinikülmik, vajutame peale ja vaade liigub kohe näitab ära, kus veinikülmik on nii-öelda. Infopunktidel on võimalik juurde lisada ka dokumentatsiooni, kasutusjuhendeid, videosid ja välislinke nii-öelda. Välislinkide all mõtlen näiteks seda, lähme siia kamina juurde, kus siin kamin on nii-öelda. Vajutame peale, avaneb selline lisatekst, lisainfo, lisapildid ja siin all on view details ja siin avaneb juba nii-öelda kamina koduleht või tootja koduleht, kus siis on tegelikult võimalik minna ka otsa ostmiseni. Et keelevalik on siin sees samamoodi, et me võime panna siia eesti, inglisega, soomekeelse, venekeelse. Üleval on radari vaade, te näete, kuhu poole ma nii-öelda vaates vaatan. Selline sinine info kuvab, sinine selline raadius nagu kuvab, kuhu poole ma vaatan. Kui te vajutate peale radari vaates, siis liigub korteri plaanile, vajutame näiteks teist ruumi, siin näete muide ka korteri nii-öelda ruutmeetreid, vajutame peale, läheb ruumi ja olemegi siin ruumis nii-öelda. Siin on samamoodi võimalus kaide lisada, kaid on nagu juhend nii-öelda. See põhimõtteliselt tähendab seda, et kui te näiteks tahate juhendada kasutajat teie näiteks tehases punktist A punkti B, ja et ta just vaatab selle konkreetse objekti poole, konkreetse detaili, konkreetse elemendi tehase seadme või äkki siis nii-öelda muuseumis, konkreetse muuseumi eksponaadi peale, siis siia on võimalik panna sedasi, et kui ma näiteks vajutan siin praegu living room, liigub ta lihtsalt elutuppa. Aga on võimalik sedasi käiguteed panna, et klient liigub otse vaates ja vaade automaatselt pöörab siis selle konkreetse komponendi peale. Ja siin, kui te näete, ma liigun siia näiteks vaatesse, avanevad ka sellised automaatsed nii-öelda infoaknad. Seda on võimalik siis muuta, et kas avaneb automaatselt, kas avaneb niimoodi, et liigute hiirega peale või siis tuleb peale vajutada nii-öelda. Siin on nii-öelda kontakti võimalus, ehk siis kui klient vajutab rakendusest kontakt, hakkab juba helistama. Samamoodi on siis tööriista all need mõõduvõtmised, QR-koodi võimalus, labelite võimalus, samamoodi on võimalik PDF-dokumente lisada, siia on võimalik maakleri või kontaktisiku pilti või informatsiooni panna, e-maili, kõike muud säärast. Ja siis samamoodi on üleval olemas otsingu riba nii-öelda. Otsingu riba võtab kogu info ja selle lisab siia siis. See tähendab seda, et kui me nüüd otsime näiteks ahi, siis ta leiab üles, kus see ahi on. Ahju hooldus, ahju seeria, info või muu säärane. Sama on näiteks kasulik, kui teil on katlamaja või on hoones keldrikorrusel katel, katla aparaat nii-öelda, ja teil on vaja teada täpsemalt, kuidas see katel seadistada. Näiteks ei tööta enam soojustus või tahate lihtsalt settinguid muuta, aga tavaliselt hakkate otsima siis eraldi manuaali või dokumenti, kus te pannud olete. Aga selle asemel saab kogu selle dokumendi lisada otse tuuri, otse sellele konkreetse komponendi juurde. Täpselt sama kehtib ka muuseumite ja restoranide kohta, et klient liigub näiteks restoranis teatud vaatesse menüü juurde ja kliendil avaneb restorani menüü.
või näiteks klient on nüüd muuseumis või väljapanekul, liigub vaates selle konkreetse muuseumi eksponaadi juurde ja avaneb eksponaadi kohta näiteks ajalooline lisainformatsioon või näiteks otse link ostulehele nii-öelda, kus seda eksponente osta saab näiteks, sest kindlasti on ka neid nii-öelda kunstnikke, kes soovivad siis oma nii-öelda maale müüa ja neid kuvatakse ju või neid kuvada nii-öelda väljanäitusel nii-öelda. Samamoodi on selliseid videoaknaid võimalik lisada. Verts 3D pakub nii standard kui premium tasemel virtuaaltuure ja mainin siinkohal ära ka selle, et Verts 3D virtuaaltuuriga tuleb alati kaasa ka mõõdistusprojekt. Verts 3D virtuaaltuur vähendab tühikäike ja ebavajalikke külastusi. Objekti vaatama jõuavad reaalse huviga kliendid, sest parem arusaam objektist on juba olemas. Verts 3D virtuaaltuur loob ruumipõhise kogemuse, kus kasutaja saab ringi liikuda, mõõte võtta ja mõõtude võtmine ei toimu pildist, vaid 3D skaneeringu infost. Lahendus aitab mõista hoone või korteri planeeringut, tutvuda muuseumi, restorani või hoopis pulmapidamiskohaga, saada aru, milline on atmosfäär ilma koha peal viibimata. Loob terviklikuma ja usaldusväärsema esmamulje teie ärist, rendi või müügipinnast ja seda paremini kui lihtsalt pilt või video. Virtuaaltuur ei ole piiratud ühe kinnisvaratüübiga. See tähendab seda, et seda ei saa mõelda, et see sobib ainult korterite müügiks ja korterite rendiks. Samamoodi saab teostada virtuaaltuuri restoranidele, muuseumitele, tehastele, et ampluaa on väga lai nii-öelda. Kindlasti vähendab virtuaaltühikäike ja ebavajalikke külastusi. Objekti vaatama jõuavad reaalse huviga kliendid, sest parem arusaam objektist on juba olemas. Parandab nähtavust, interaktiivne virtuaalne tuur eristub tavapärasest kuulutusest, sest hoiab kasutaja tähelepanu kauem ja võimaldab lisaks kaugmüüki. Verts 3D pakub nii standard kui premium tasemel virtuaaltuure, sõltuvalt objekti eesmärgist ja detaili tasemest. Verts 3D virtuaaltuuriga ühendatakse visuaalne ja tehniline dokumentatsioon üheks tervikuks. Ehk siis mainin veel korra ära, et Verts 3D virtuaaltuuriga saab klient kaasa ka mõõdistusprojekti. Virtuaaltuur on samas hinnaklassis, mis teistel, ainult et meie virtuaaltuuriga tuleb teile kaasa ka mõõdistusprojekt. Et kui teile huvi pakub, võtke ühendust, kirjutage oma probleemist ja leiame lahenduse. Aitäh, et kuulasite!